Tere tulemast Kuuruumi ja me oleme siin Eline ja Reduškaga ja põhjus lihtne. Festivali otsa, möll looduses, hipid, see ainult süveneb, see on juba olnud viimased aastad ja päris tugevalt esil, aga see nagu ei lõpeks see hullus, et ehteid tuleb juurde, uusi vidinaid tuleb juurde, igasuguseid kulinaid, mõnusaid ja me tahakski näidata täna, me läheme ju sinna Sweet Spot festivalile Urban linnakesksesse looduspointi, aga ka seal võib väga ju chillilt ennast ette kujutada kus iganes, kas või džunglis. Et meil on midagi väga-väga erilist vaja ja Elina näitabki meile, et millega tänavu võiks üllatada siis ja natuke pisut erinev teistest olla. Ja mul on selline tore omadus, et ma olen nagu alati ajast aastaid ees, et ma olen tegelikult neid sulgi pähe pannud 4 aastat Eestis. Ja ma kunagi avastasin selle Saint-Marie de la Meri linnas, kus ma leidsin ühe jumalannade telgi ühel Poho basaaril ja siis ma läksin niimoodi otse selles suunas, ma mõtlesin, et mis siin toimub. Seal ma sain oma esimesed suled pähe ja siis pärast seda ma olen hakanud seda siin ka tegema. Nii et ma hea meelega natuke räägin sellest ja siis kaunistan teid ka. Just. Need on... Mina leidsin ja nägin fotograaf Gröt Pärkmeele peas neid sulgi. Ütlesin, mis asjad need on? Ja ta ütles, et tema käib nendega ringi, peseb pead, midagi nendega juhtu. Ma ütlesin, kas tõesti on sellised asjad olemas? Ja need tundusid nii orgaanilised ja nii ilusad, et räägi, et kas need on nüüd päris kanad või kes need nüüd on? Need on nagu fasanjad on ju, faasanlaste suled. Ja ma tahaks kohe alguses ära võtta selle, et kui ma kunagi esimest korda need soetasin endale 4 aastat tagasi siis umbes, siis ma ei pööranud nii suurt tähelepanu, et teadlikkuse osas, et kust, mis, mõtlesin ainult ilu peale. Täna see pilt on hoopis teine, et maailmas väga-väga palju pannakse neid sulgi ja teadmata, mis see taust on. Et minu siis suled on väga palju kallimad kui kuskil mujal. Aga see tuleb ka nagu siis minu jaoks väga olulise hinnaga, sellepärast et keegi ei kaota elu, sellepärast et me saame ennast ehtida. Ja see on mulle väga oluline. Nii et kui keegi hakkab kuskilt ise midagi tellima või ostma, siis on hästi-hästi oluline teada tausta. Ma tean, et paljud netist tellivad Hiinast või Alibabast, aga siis sa ei tea, et kuidas need linnud on nendes sulgedest. Ma nüüd ei saa aru, ma olen täiesti lost praegu, kas nad on surnud ise päris surma? Ei, need on vist korjatud puurist neid kuidagi. Korjatakse ja sellepärast neid on mul ka vähem ja... Okei, Eesti inimene esimese asjana kohe sellist asja näeb, püsib loomulikult ja palju selliste sulgede pähe panemine maksab? Minul on nii, et 1 sulg on 10 eurot ja 3 sulg on 25. Ja ma ütlen, et ma müün selle lõbu justkui sulle paariks kuuks. Ja siis nüüd on see alajärgi teistele rääkige, et mul on mõned suled olnud üle 3 aasta peas. Et see tähendab seda lihtsalt, et iga paari kuu tagant, kuna ta kasvab juukse salguga allapoole, siis lihtsalt tõstan ülespoole. Ehk et see kinnitust, seda ma vahetan. Aga muidu saab juukseid pesta, isegi koolutada, sirgendada, et need teevad kõik asjad kaasa. Okei, hakkame tööle. Proovime. Ja vaatame tulema. Mis sulle siis Anu silma jäi? Kuna ma olen ikkagi selline harakas, armastan värve, siis mina võtaks värvilised ja Reedu, kes meil on selline looduse laps ja selline nagu naturell, siis ma arvan, et tema sooviks siis selliseid pruunikamaid ja sulle sobivad ka need tegelikult. Ja. Kas ma siis võin ise valida sulle värvid? No tee jah, midagi Anu Saagimlikku loomulikult. Nii, aga vaatame. Kuidas selle nüüd juustele tervislik, kahjulik rikub juukseid, ei riku? Natural on alati kõige parem, on ju, et sa ei tee mitte midagi ja ei topi sinna mitte midagi. Aga see salk, mille külge ma panen, mida kas kaamera võtab kinni, et see on üli peenikene. Ehk et... basically, kui sul see ka ära kukuks, on ju, siis see pole suur kadu. Aga tegelikult on nii, et kuna see püsib sul peas umbes 2-3 kuud, et olenevalt sellest, kui kiiresti su juuksed kasvavad, siis kui sa õigel ajal tuled uuesti minuga ühendust võtad, et Elina, mul on suled alla poole kasvanud koos juustega, et tõstame nüüd uuesti üles tagasi,
siis on kõik väga hästi. Aga miks nad ei või allapoole kasvada, see on ju ka päris lahe. Kui ta kasvab allapoole, ta kasvab koos selle mumpsuga, millega ma ta kinni panen allapoole. Ja see tähendab seda, et kui see mumpsu pea nahast allapoole tuleb rohkem kui mingi nii palju, siis võib hakata sinna lihtsalt sükest väikest rastat kerima. Aga kui see tuled õigel ajal ehk et süke mingi 2 sentimeetrit, siis ei juhtu midagi. Ehk siis ma peaksin tulema umbes millal? No 6 pärast? Ei, 2 kuu pärast. 2 kuu pärast, selge. Vau, ja nüüd meil on suled peas, kellel säravamad, kellel tagasihoidlikum, vastavalt iseloomule. Aga Reedu, sul oli tore lugu, sa panid mingile sõbrannale või tuttavale suled pähe ja ta oli hästi olulisel firma koosolekul ja siis üks härra vaatas terve koosoleku ainult neid sulgi ja pärast küsis, et miks sul need suled peas on. Ja siis ta vaatas sellele härrale otsa ja ütles, et sellepärast, et mul on väga lennukad mõtted. Nii et me oleme väga lennukad naised.